Lugupeetud Mart, sõbrad on sulle juubeliks kokku pannud luulevarjetee, kus ka minul paluti esineda, mida ma ka suurima rõõmuga teen. Sellel kõigel oleks justkui ametlik vari, mis siin praegu kardinale langeb, aga tegelikult olen ma su lugeja ja luuletused on sul tasemel. Ja ma loeksingi ette 2 poeesi sinu viimasest kogust Arm Kude. Kogu on värske. Praegu on selle eksemplar minu teada ainult autoril ja tema lähimatel sõpradel ja Chris Mooril, kelle käest ma selle kogu sain. Esimene luuletus. Jah, veel on kõike veel. Maasikaid, mustikaid, mida sai Nõmme turult kalli raha eest toodud. Kohvi, mis mulle head ei tee, aga mida tuleb juua. Mõned asjad ei käi headuse järgi, vaid nagu mingi tumeda seaduse järgi. Veel on päikest, mida ei tohiks otseselt võtta, vaid kuidagi kaudselt, siis vist veel on aega püsida ajatuses, mis on nii habras ja ajalik, nagu ta oleks igavik, kõige kaduvam asi üldse. Veel on kõike veel juuli püsib noateral nagu fakiir. Jah, enam pole enam miski kui see võbelev piir. Teine luuletus. Ma tunnen su vastu huvi ja võib-olla midagi veel. Ühes otsas logiseb kruvi ja teises laguneb keel. Väljas halutsineerib suvi ja klõnksub päikese neel ja pilve püha tuvi ilmub äikese eel. Palju õnne juubeliks! Aitäh! Kallis Mart, palju õnne! On olnud suur rõõm tunda sind juba 21,5 aastat. Ja eks sa ise tead ka oma häid omadusi, aga ma pean tunnistama, et nii hea huumorimeelega inimesi nagu sina leidub siin ilmas väga vähe. Ja esimest korda, kui ma sulle sünnipäevaks õnne soovisin, said sa 29-aastaseks ja mina veel tookord ütlesin, et näed, nüüd napilt pääsesid 30-st, sa ütlesid, et jah, aga see tõesti läks praegu napilt. No, nüüd enam nii napilt ei läinud ja me oleme aru saanud, et vahet ei ole. Ja ma loengi sulle 2 tähtpäeva luuletust. Ma ei saagi vanaks, ma ei kasvagi täis, mu muna ei saagi kanaks, mu ting ei sirgugi täiks. See ting jääb an sihi, see nuumen ei nähtugi, iga tuu variseb ihhi ja lähe ei lähtugi. Ja teine rõõmus luuletus. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Kuid minugi nimi, kui ütled sa seda kõlab, samuti mõnusalt sul. Ühesõnaga, palju õnne, jee! Mina pean imelikule rehkendust näitama. Pean minema kaasa iga kokkukõlaga, iga assotsiatsiooniga. Pean tegema ära iga nalja. Pean arendama lõpuni iga mõtte, iga argumendi, mis mulle pähe tuleb. Isegi kui see teeb kellelegi haiget. Isegi kui see teeb mu enda lolliks. Mina pean tegema rehkenduse ära ja seda imelikule näitama. See on imperatiiv. Teisest küljest muidugi, ja siin on teatav vastuolu, pean ma ka inimeseks saama. See luuletus on
läkitusega Elelt. Ma ise oleks ka selle valinud, aga Ele tahtis, et ma loeksin selle sulle. Ta on üles tõusnud, tõesti, ta on üles tõusnud. Ase mu kõrval on tühi, üles tõusnud ja alla läinud. Ilmselt juba kohvigi joonud. Aga mina põõnan veel natuke, kuni päikese kivi veeretatakse ära taeva ukselt. Ja lõpetuseks, sõber. Kõik lõdveneb, lõtvub, vajub longu ja längu. Ainult laup tõuseb, nagu kevad päike, üha kõrgemale, üha hiilgavamalt, surub juukseid mehiselt tagasi, tõuseb uhkelt nagu hiidlaine rippuvate põskede kohale. Hea sõber Mart, palju õnne sulle juubeli puhul. Musi ja Kalli. Nii, Mart, oleme jõudnud siis sinnamaale ja mul oleks sulle eluteele mõned õpetussõnad kaasa anda. Kuula hoolega. Lõpuks ma pean ikkagi tegema oma tahtmist. Mu tahe ei ole minu teha. No samas olen teinud vigu, aga need on kuidagi tehtud ega veena mind. Ma soovin sulle õnne, Mart. Ja mul on hea meel, et me oleme kõik need aastad olnud sõbrad. Ja nagu ikka, ich liebe dich. Sa tundud mulle nii mõttekana. Mulle muidugi seletatakse miks. Et see kõik on bioloogia ja keemia ja lõpuks füüsika. Aga mõtet ei saa seletada, sest seletusel peab endal olema mõte. Ja see sa oledki. Kui leiaks tõe, mis ei ole vale, küll siis imestaks ja kuulutaks ja tantsiks. Aga nüüd tuleb imestada ja kuulutada ja tantsida niisama. Tahtsin head, aga tegin kurja. Tahet ei saa usaldada. Ennast ei saa usaldada. Isegi head ei saa usaldada. Saab ainult teha. Palju õnne, Mart! Mida teeb Buda pärast virgumist? Peseb hambaid ja vaatab peeglist, kuidas pastanire suunurgast välja poeb. Peeglike seina peal. Kes on kõige virgem ilma peal, küsib Buda, aga peegel ei oska vastata. Esimest korda ei ole tal vastust kohe varnast võtta ja ta on ehmatusest hoopis tumm. Sina, kogeleb peegel ja pilgutab oma klaassilma. Ta on hiljaks jäänud. Buda on juba köögis ja joob kohvi. Palju õnne sünnipäevaks, Mart! Teile, kes te seisate Eesti kultuuri puhtuse eest. Mina olen Eesti kultuur ja ma olen must. Mart, see on nii hea luuletus, et ma rohkem midagi ei ütlekski. Ma tahtsin ainult öelda veel seda, et ma mäletan täpselt, kuidas me esimest korda kohtusime. See oli 30 aastat tagasi. Sa tulid 91. aasta septembrikuus mööda Gentmani tänavat ja ma mõtlesin, et see poiss astub humanitaarinstituudi ja nii oligi. Ma arvan, et rohkem ei ole vaja mitte midagi öelda. Palju õnne, Mart! No tere, Mart! Tere, vana kere! Palju õnne 50-seks saamise puhul. Et kes oleks võinud varem arvata, et see 50-seks saamine nii tähtsaks osutub. Et väga hea ajastus. Täpselt sest nädalast hakatakse siis 50-seks saanuid vaktsineerima.
Nolgid peavad seevastu kärsitult, kannatamatult, kadedusega ootama jääma. Aga sina võid ilusti vaktsineerima minna. Loen siis sulle ühe su enda teksti, mida ma olen kunagi Kirjanike Liidu Musta laega saalis samuti lugenud su esikkogu esitlusel. Pliidikütt. Vaikselt varitseda köögilaua taga, teetass nina ees, kuni hakkab natuke külm. Siis tead, et pliit on lähedal. Mitte veel liigutada. Väljas esimene lumi, keskküte ei tööta. Ainuke võimalus natuke sooja saada on küttida pliit. Seal ta lamab. Silmanurgast näen kööginurgas poolavatud lõugu, ülemist ja alumist luuki, pingest värisevat raudset selga, harali aetud glasuurpottides jalgu. Sure koer, ühe hüppega sööstan ta juurde, rebin siibri lahti, topin ülemise suu puid täis, paber otsa ja siis tõmban tikust. Tantsin, huilgan ja taon vastu rinda. Suur ja soe pliit lebab abitult, tõmbab veel vaid viimast hinge. Temast jätkub tervele perele homme hommikuni. Aitüma! Tere, Mart! Tegelikult me kohtusime paar tundi tagasi ja mina tegin näo, nagu ei oleks Mart Kanguri 50. juubelit olemas ega selle tähistamist. Ja tegelikult ausalt öeldes, kui ma sellest nädal aega, või mitte nädal, vaid kuu tagasi umbes kuulsin, et Mart Kangur saab 50, siis see kõlas mulle niimoodi umbes. Mulle tuli meelde, Marko Kompusel on ühe luuletuse pealkiri Juhan Liivi nimeline kaubanduskeskus, et see mõjus natukene samamoodi. Mart Kangur 50. juubel. Aga palju õnne sulle ja teravat vaimu. Ma loen ühe luuletuse sinu viimasest raamatust. Ühe luuletuse, mis mulle sealt väga korda läks. See käib nii. Mõnikord lihtsalt on kahe peale üks armastus. Tuleb hakkama saada. Enamasti pole ju ühtegi ja mõnikord pole kahte, kelle peale. Nii et tegelikult on kõik väga hästi. Ühest armastusest piisab meile, peab piisama. Piisk kukub merre, saab mereks, usub merd, on meri. Palju õnne, Mart! Sõnal on 2 külge, aga millegipärast tuleb alati kiri. Olen teinud vigu, aga need on kuidagi tehtud ega veena. Lõpuks ma pean ikkagi tegema oma tahtmist. Mu tahe ei ole minu teha. Palju õnne, Mart! Millest on tehtud väikesed sõdurid? Kahurilihast ja padruninahast, vanast vihast ja mustast rahast. Sõdurid lähevad, hääled kähedad, loosungitest ja truuduse vandest, silmad tumedad. Eluandest hukkuvad, kukuvad. Ema ihust ja Jumala pihust. Südamlikud õnnesoovid sünnipäevaks. Ma loen Mardi luuletusi 3 kogust, igast ühe. Suur teine. Sinus on lünk, ära palun lase mul seda unustada. Nii palju, kui see on sinu lünklikkus võimuses. Sa ei tea, mida sa teed või tahad, sa paned suva nagu minagi. Sa üritad jätta endast terviklikku muljet nagu minagi. Kuigi miks me seda teeme, ei tea. Suur teine, ilma sinuta ei oleks midagi. Ei oleks mingit tähendust. Aga midagi ei oleks ka lüngata sinus. Sa oled puudulik.
ja see on okei. Selle lünga kaudu võtan ma tagasi oma naudingu ja iha, mille ma sinusse investeerisin. Ma võtan tagasi oma elu ja õiguse. Suur teine sind ei ole õieti olemaski. Ja see tõesti õigustab sind ja lunastab su. Sul ei ole ju viga midagi. Nüüd, kui sa pole midagi peale oma vea. Männid viibutavad näppu kõigile, kes ei ole nii uhked nagu nemad. Nemad juba ei liiguta, sõna või vile peale, ei jookse eest ära, ei hakka vastu, ei palu armu. Kui neid raiud, kukuvad nad maha ja tõusevad suitsuna jälle üles, kõrgemale ja rõõmsamalt kui enne. Hei, kuule, näed seda? Ime seda hirm. Männid viibutavad näppu. Tuul on ainult pisut abiks. Jooksen alati Marti, isegi kui jooksen verd. Mardi jooksust tulen alati starti, isegi diivanil külitades või istudes arvuti taga, nagu viimane nörd. Ei saa ma mitte joosta Marti, ei saa ma iseenesest jätta jooksmata ka tühjaks end. Häid luuletusi mahub Mardi raamatutesse ikka palju. See ei ole päris see, mida ma öelda tahtsin, aga ma ütlesin ära ikkagi. Et võib-olla ma ei oleks neid luuletusi lugenud näiteks homme. Ja siis ma võib-olla oleksin homme valinud teistsugused luuletused ja siis need sisaldaksid midagi hoopis muud. Ka need on tegelikult siin olemas. Nii et hea, et sa oled, Mart, olemas. Tulen lugejale vastu, poolele teele, õieti kaugemalegi. Tulen talle värava peale kõõluma, ukse alla, uksest sisse, magamistuppa, heidan ta kõrvale, poen ta sisse, saan temaks. Rohkem kui temaks. Ta ärkab minuna, istub laua taha, hakkab kirjutama. Armas Mart, palju õnne! Tere, Mart! Maarja nimetas sind üheks kõige parema huumorimeelega inimeseks, keda ta teab. Ja selles on tal kahtlemata õigus, aga see ei ole kõik. Sa ise vist arvad, et sa oled peaasjalikult vaimukas ja see on kindlasti õige, aga see ei ole kõik. Sa oled see inimene, kellega saab vaimukalt rääkida ka täiesti tühistest asjadest, nii et need muutuvad tõsiseks. Ja kellega saab tõsiselt või just nimelt ka naljakalt rääkida tõsistest asjadest, nii et nad muutuvad kergeks. Ja kellega ei ole liiga lääge rääkida Jumalast ja kelle luuletustest ma saan aru. Nii et kuidas ma saaksin ilma sinuta? Näiteks üks selline kurb luuletus. Lõpuks ma pean ikkagi tegema oma tahtmist. Mu tahe ei ole minu teha. Või üks selline luuletus, kus ma tunnen vägagi iseennast ära. Parem käsi jääb hiire hoidmisest kangeks, nagu oleks hoidnud elevanti või lõpmatust. Nagu Blake'il räägitakse isegi tõsiste traumade ohust. Tõstan rauda, et jõuda hoida hiirt. Lükkan sõrmeliigutuse nimel mägesid paigast. Palju õnne sulle! Armastusest ülesaamine võtab aega, sest armastusel ei ole silda ega paadimeest ega isegi kaldaid. Armastusel ei ole otsa ega äärt. Armastusest ülesaamine võtab kogu su aja. Midagi ei jää üle. Ta võtab su keha ja hinge ja elu ja lõpuks jääb ikkagi ainult see piiritu armastus. Palju õnne! Asjad lõpevad otsa erineval ajal.
kord kohvi ja kui oled juurde toonud, siis kassitoit. Midagi ei ole ühepalju ja korraga elu isu saab otsa. Enne elu või vastupidi. Kunst on lakata armastamast ühel ajal. Lõpuks saavad kõik kõigiga kokku. Kõigil on kõigiga afäär. Kõigil on kõigiga päris asi. Kõigil on kõigiga liblikad kõhus, kärbsed peas, kumalased kubemes. Kõik on kõigiga õnnelikud, lähevad kõigiga riidu ja lepivad ära. Kõik lähevad kõigiga lõpuni välja ja tulevad teiselt poolt välja. Keegi ei saa kelletagi hakkama. Kõigil on kõik, ongi kõik. Palju õnne, Mart. Üks Mart.